Tere tulemast vaatama 144. Civis Pacemi saadet. Mina olen selle saatesarja toimetaja, saatejuht Erik Poltovski. Ja ma kutsuksin teid täna vaatama ja kuulama jutte sellest, mis meil nagu jäi isegi eelmises saates võib-olla pooleli, kuidas Eesti poliitika ja maailm paistavad Toompea mäe otsast nõnda nimetatud 8-jalgsete konservatiivide vaatepunktist, et kas Eestil on veel lootust või siis söövad sisemised ja välimised kriisid meid ära. Tuletan vaatajale meelde, et meie ümber on kõik julgeolek. Eriti sellise maailmakriisi ajal, nagu praegu meil parajasti just on. Majandus, riigi käitumine, isegi kultuur on kõik julgeoleku küsimused. Pean kordama mõtet, et Eesti sõitseb endiselt Eesti NSV mentaliteet. Lustratsioon jäi meil 90. aastatel tegemata ja selleks, et seda kõik arutada, oleme kutsunud täna stuudiosse Rain Epleri, Riigikogu liikme, kes osaleb ka keskkonnakomisjoni töös, Euroopa Liidu asjade komisjonis, korruptsioonivastase erikomisjoni töös. Tema valimisringkond on Võru, Valga ja Põlvamaal ja ta on läbinisti Lõuna-Eestimaa mees. Tere ja aitäh kutsumast. Räägime kõigepealt elektrist ja rohepesust ja CO2 nendest nimetatud kvootidest. Mingid siin reformierakondlased, sotsid ja Eesti 200-alased ei suuda ikka veel nagu pidurit vajutada. Kuigi tegelikult Euroopa isegi annab tagasi käiku, eks ole, sellele asjale kliimahüsteeriale, et see on teaduslikult tõestatud üleilmne selline kliimahüsteeria on nagu kavalate lääne globaalärikate rahapesuks mõeldud ulme. Hiina, India ja näiteks Pakistan ja Bangladesh, Indoneesia, teised rahvarohked Kagu-Aasia riigid vilistavad selle peale. Ja meie tahame siin oma paja nurgas mingisugust oma supikest keeta või kuidas asi on? Jaa, üks asi on see võrdlus siis, kuidas ma ütlen, progressiivse lääne ja ütleme eelkõige seal siis Euroopa ja võib-olla ka Kanada ja ütleme Uus-Meremaa, Austraalia siiani on olnud suured eestvõitlejad, kahtlemata ka Ameerika Ühendriigid enne Donald Trumpi teist valitsemisaega. Aga asi laguneb juba ka nii-öelda seest poolt, et IPCC või siis Intergovernmental Panel for Climate Change, see, kes siis annab välja neid ülimahukaid raporteid, millele seni rohesõdalased toetunud on, ka nemad selle nüüd kõige hullemast stsenaariumi, kui seda üldse nagu tõsiselt võetavaks teaduslikuks stsenaariumiks tohib enam nimetada, aga nemad ise selle võtsid tagasi ja ütlesid, et selle nii-öelda põhjendatus ei vasta teaduse tegemise standarditele. Et seda pidi laguneb, mis puudutab seda, et millest Eestis või Euroopas aru saadakse, siis kahtlemata on juba aina rohkem riike ka Euroopas, kes on tulnud välja ettepanekutega, et me peaksime midagi kogu selle kliimaregulatsiooni ja rohepöörde regulatsiooni osas ette võtma siis selles võtmes, et siin asju tagasi keerama või iseenda konkurentsivõime hävitamisele pidurit panema. Aga Eesti praegune valitsus ja pluss sotsid teeb nägu, et kõik on kõige paremas korras ja veel üks tuulik juurde ja mõni päikesepark ja siis on kõik probleemid lahendatud ja samamoodi tegelikult ka ütleme Euroopa Komisjon midagi liiga otsustavat ette pole võtnud ja ei saagi seal aru. Nad küll räägivad, et jah, peaksin reformima seda CO2 kvoodikaubanduse süsteemi, seal on mingid konsultatsioonid just kui alanud, aga kui räägid inimestega, kes natukene sinna komisjoni suure organisatsiooni sisse näevad, et kuidas tundub, et kas tegelikult on ka mõtteviisis muutus toimunud, siis ega ikka ei ole. Nii et võib-olla see on lihtsalt selline venitamistaktika, et Ursula von der Leyen on mõelnud, et on see siis pool aastat või aasta, et kus saab, eks ole, veel võimul püsida ilma suuremate rahutusteta või suurema temavastase võitluseta on see, et sa justkui astud mingeid samme algatades konsultatsioonid, et kuidas midagi paremaks teha, ja siis kõik on harjunud Euroopas konsultatsioonid ja otsusteni jõudmine võtab kaua aega ja siis sellega võib-olla petad
suure hulga inimesi ära, kes arvavad, et äkki nüüd midagi tehaksegi. Tegelik pilt Euroopas, kui me vaatame energeetikat, kui me vaatame tööstuse olukorda, on iga päevaga aina nukram. Ja me tõesti, ka Eestis koos selle Euroopaga ja selle praegu endiselt valitseva ideoloogilise kliimaga, hea sõna, mida siin kasutada, et inimesed oleks nagu silmaklappidega ja ei näe, et me konkurentsivõimes päev-päevalt kaotame. Ja tegelikult, eks ole, suur võitlus fossiilkütuste vastu on üks alustalasid sellel Euroopa rohepoliitikal. Euroopa jätkuvalt kasutab kogu energiatarbest kusagil 3/4 tuleb fossiilidest ja nendest fossiilidest suudetakse ise siis ennast varustada kusagil vähem kui 15%, kusagil 12-13%, mis tähendab, et Euroopa on tohutus impordi sõltuvuses, sõda on käimas Ukrainas ja Vene siis naftale, gaasile on Euroopa siin sanktsioonid rakendanud, nüüd on sõda käimas ka Iraanis, Hormuzi väin on jätkuvalt suletud või võib öelda suletud, ma arvan, vähemalt Euroopa vaatest. Ja nüüd siis ongi küsimus, et kust siis importida. Üks võimalik allikas on, eks ole, Ameerika Ühendriigid ja küll Norra ka panustab päris tugevasti. Ja siit siis hakkavad välja tulema nüüd need tegelikust elust, füüsikast, energeetikast tulenevad nagu paradoksid, et siin mai keskel, eks ole, Suurbritannia nüüd kergendas sanktsioone Venemaalt pärit naftatoodetele, öeldes, et võib Vene naftat kasutada küll, kui rafineeritud on kolmandates riikides. Ehk et Suurbritannias hakati nägema, et mootorikütus, diisel, bensiin hakkavad ikkagi kitsaks hakkab minema. Hollandlaste LNG eksport, millest ka suur osa pärineb jällegi Venemaalt, on väga suur. Sakslased, kes lubasid kõik kivisööjaamad kinni panna, on nende töötamist nüüd pikendanud. Ja võib-olla kõige selline paradoksaalsem koht on see, et Suurbritannia, kes on sisuliselt keelustanud gaasi ammutamise Põhjamerest ja de facto praktiliselt kinni pannud ka nafta ammutamise sealt samast, maksustades ettevõtteid väga kõrgelt ja nüüd nad alles lisasid täiendava koormise nende ettevõtete õlule, mis tähendab, et nad suretavad seda sektorit, siis Norra toimetab samas meres. Ja Norra avab uusi maardlaid ja kuidas ma ütlen, trollid lähevad aina rikkamaks. Et selles mõttes, on tegemist absurdiga, aga ma arvan, et see absurd ei saa väga kaua kesta, sellepärast, et ühel hetkel tulevad inimesed sisuliselt hangude ja vikatitega tänavale, et ega need jutud, mis puudutavad keemiatööstuse ja muu rasketööstuse sulgemist Saksamaal, terasetööstuse hävingut Suurbritannias, aga ka Saksamaal, kui me võtame jõuame autotööstuseni, kes järjest rohkem, eks ole, kiratseb, kui see esimesed, eks ole, sellised suured koondamised ja tehaste ärakolimised Euroopast on toimunud, seal me ei ole väga kaugel piirist, kus see ületab sellise kriitilise piiri ja Saksa inimesed tulevad tänavatele ja ütlevad, et selle poliitikaga enam jätkata ei saa. Saksa on ikkagi Euroopa Liidu juhtriik ja rahakott. Et ma arvan, et see viib mullistuseni, mis kas toob kaasa väga suure reformi selles, kuidas Euroopa Liitu juhitakse või selle liidu lagunemise, et seda niimoodi koos hoida väga pikalt enam ei ole võimalik. Rainer, tahan küsida seda, et kas kogu see värk on bürokraatia või parteibürokraatiline parteibürokraatia tagajärg, et ametnikuvõllid lihtsalt ei julge otsustada, igaüks üritab oma toolist kinni hoida ja nahka päästa, kui ma võtaksin vastu mingisuguse sellise radikaalsema otsuse, kuramus äkki tuleb ülemuse käest vastab piad. See on umbes nagu nõukaajal oli. Iga tont kartis oma naha pärast. Kindlasti need, ütleme, bürokraatia aparaadid on kasvanud üüratu suureks nii riikide siseselt kui ka see Euroopa pealisehitis veel omakorda, eks ole, et kui me räägime ainuüksi komisjon, Euroopa komisjon, mis, ütleme, see sõna kõla eesti keeles võib tähendada nagu midagi sellist
noh, väikest, et mingi komisjon, et noh, tegelikult me räägime seal 30-40 000 vahel töötajatest juba seal. Kui me vaatame ka Eestis seda hulka inimesi, kes meil siin ministeeriumides ja suurtes ametites töötavad, siis sellised suured organisatsioonid kindlasti on täis valdavas osas sellist amorfset massi, sellist keskastme inimesi, kelle põhiline mure on ülemusele meeldida. Palgapäevast palgapäevani välja vedada, ülemuseni meeldida. Noh, ja see stabiilsus on nende võib-olla selline driver. Noh, ja siis ta vaikselt läheb, eks ole. Ja noh, eks see on ka nagu selline kõlakoja efekt, et kui sa käid 30 000 kesi kogu aeg koos ja üksteisele räägid, et rohepööre on õige asi, kohe tuleb uus majandus läheb käima ja energeetika mured lahendame ära selle ilmastikust sõltuva energeetikaga. Noh, siis see kuidagi inimesed selle mulli sees hakkavad üksteist niimoodi vastastikku uskuma. Tekib kõlakoda. Tekib tegelikult väga kõva kõlakoda, aga noh, jällegi teisipidi, kui me selle Saksamaa juurde tagasi tuleme ja vaatame seda, eks ole, see nende energiapööre, energievende, mis on käinud siin, ütleme paarkümmend aastat ja siis see, mis on viinud, eks ole, mitte ainult me ei räägi seal kivisöe kasutamise kõva piiramiseni, aga ka see, et Saksamaa sulges oma tuumajaamad, mille kohta on minu arust võib öelda konsensus üle maailma, et see oli maailma parim tuumajaama tehnoloogia, et sakslaste jaamad olidki kõige paremad, kõige paremini juhitavad, ohutud ja nii edasi. Ja noh, nad on neid sulgenud seal päris palju ka ikkagi üsna pöördumatult, et siin ütleme, võib-olla need viimase otsa jaamad on veel sellises faasis ja ma siin palun faktikontrolli mitte teha, ma pole nagu jälginud, et mis ära lammutati, mis mitte, aga tegelikult terve hulga tuumajaamadel on nad ikkagi näiteks seal lõhanud seal jahutusvee mingisugused mahutid ja nii edasi, et see ei ole enam nii, et paneme käima tagasi, vaid et seda otsust näiteks tagasi pöörata oleks väga raske. Aga kui me nüüd mõtleme, et mis selleni viis ja kui palju tegelikult, vaatame kas või Gerhard Schröderi liikumist Gazpromi, eks ole, vaatame rohelisi proteste seal seoses tuumajaamadega, siis ei ole võimalik välistada seda varianti, et ikkagi Venemaa on väga sihipäraselt ja aktiivselt töötanud selle nimel, et Lääne-Euroopa siis ise mängiks ennast väga haavatavasse seisu. Ma ei mäleta, kes ütles, et pool Prantsuse parlamendis pidid olema Vene Nõukogude omaaegsed agendid. Ütleme, vaadates seda sellist avalikku debatti, mille killud aeg-ajalt sealt Prantsusmaalt siia jõuavad, siis seal nendele see siukene ütleme, kommunistlik värk ei tundu üldse nagu väga võõras ja vastukarva olevat. Ja ütleme, kultuuriliselt Venemaa, Prantsusmaa, eks ole, ajalooliselt on olnud ju tihedalt seotud ja üksteist vastastikku hinnanud, nii et eks sellel kõigel ole oma mõju. Prantslased küll energeetikas on suutnud olla tunduvalt arukamad kui sakslased, kas või selle sama tuumaenergeetika osas, eks ole, et nende see tuumajaamade hulk on muljetavaldav, sealt tulev energia muljetavaldav ja sellega nad hoiavad ka väga palju saksa pirne põlemas, ütleme niimoodi. Aga meil on samasugune lugu, kui nüüd sakslased panevad oma kivisöejaamad tööle. Miks ei võiks meie oma põlevkivijaama jälle tööle panna? Tähendab, see on nagu täiesti loogiline, et kui nemad suured teevad, siis meil ei ole nagu millestki üle vaieldagi enam. Jaa, absoluutselt. Ja tegemist ongi oma maise energeetilise ressursiga. Palju Eestil nüüd seda sellist loodusressurssi ikka on. Põlevkivi ongi ja küll geoloogid ütlevad, et on ka praktiliselt kogu Mendelejevi tabel, aga ilmselt seal on kusagil see mõistlik piir, et mis on nii-öelda majanduslikult otstarbekalt kättesaadav ja kasutatav ja mis mitte. Teine väga oluline ressurss on mets, puidukasutus, seal hulgas ka energeetikas, sest ütleme, igast oksast tabureti ja sektsioonkappi ei tee, eks ole. Ja need on kaks sektorit, mis on tegelikult Eestis olnud nüüd juba pikki aastaid, ma ütleks tugeva löögi all. Et kusagil, ma mäletan, kui kukkus EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus, siis eks ole, hakkasid valitsust tegema Reform ja Keskerakond peale toda, eks ole. Siis
siis oli, ma mäletan selline, ma ei tea, kestis see seal nädal või paar, kus iga õhtu oli AK-s lühike selline sektsioon, kus Kaja Kallas ja Mailis Reps jalutasid käest kinni kaamerate ette ja rääkisid, et mida nad tollel päeval nagu kokku siis leppisid, et mida tegema hakatakse. Noh, seal suured kokkulepped olid ikkagi metsaraie vähendamine, põlevkivi kasutusest loobumine ja nii edasi. Noh, ja sealt see sõit on siis käinud, Keskerakond visati Refi poolt sealt üsna ruttu valitsusest välja, siis Reformierakond valitses pikka aega ise. Noh, ja siis peale seda tuli meile see Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid ja ma ütleks, et sotsid siin püüavad nüüd oma reitingut tõsta sellega, et mängides sellist opositsioonierakonda ja kohati ka oponeerides mõnel teemal Reformierakonnale, aga siin suurte otsuste valguses, kui Riigikoguski vaatad, siis see koalitsioon, sotsid, Eesti 200 ja Reformierakond toimetab jätkuvalt. Nii et muidugi me võiks kolmapäeval ilmselt saab maha hääletatud, kui me saadet teeme, siis on siin mõni tund veel minna selleni, kui meie eelnõu Riigikogus arutlusel on esimesel lugemisel, et võtta ära Eesti nendelt ettevõtetelt, kellel on kohustus CO2 kvoodiühikuid osta, võtta see kohustus ära. Noh, see annaks meie põlevkivienergeetikale ikka päris korralikult uue hingamise. Nii et me mitte ainult ei räägi saates või kirjuta artiklis, et teeme midagi, vaid oleme ka eelnõu menetlusse andnud, et teeme siis midagi, et omamaist energeetikat, energiasõltumatust, talvist energia kättesaadavust tagada. Läheme ja kasutame oma põlevkivi edasi. Ma võtsin selle esimese teema sellepärast esile ette tegelikult, et ühe väikse tagapaltega. Siin riik sisuliselt pakub kohalikele omavalitsustele tuugeniparkide rajamise eest altkäemaksu, mis on nagu või sellist riigi toetust, ütleme. See on, kujutage endale ette, kui keegi ärimees või eraisik annaks kellelegi altkäemaksu, siis oleks see metsik skandaal ja kõik ajalehed kirjutasid meetriste pealkirjadega. Riik tuleb välja meil altkäemaksu anda, teha seda, mida tavaline inimene teha ei või. Või rääkimata sellest, et tuugenid tekitavad metsikud müra, neid tahetakse tohutu hulk ülesse panna. Infrahelist ei räägi meil üldse Eestis mitte keegi, aga seda eitatakse, aga näiteks, eks ole, seda hullu juttud CO2 inimtekkelisusest lausa haibitakse. Meil vähemalt Eestis veel, eks ole, kui Euroopas selle peale. Ja see, mis nüüd see tõesti valitsuse otsus, et hakata omavalitsustele, kes on nõus siis tuulikupargi arendusi lubama, nendega edasi minema, hakata seal miljoneid pakkuma, on, kuidas ma ütlen, väga selline nahaalne ja tõesti nagu sellist demokraatlikust protsessist üle sõitmine. Et nüüd me oleme siis jõudnud sinna, kus ütleme tuulikumeeste lobi on viidud selleni, et maksuraha kasutatakse selleks, et mingid otsused läbi suruda kohalikul tasemel. Ja see millegi pärast, keegi võib öelda, et see on meelevardne paralleel, aga Eestis on väga palju problemaatilisi selliseid, mitte just infrastruktuuri, aga ütleme selliseid nagu kinnisvara objekte, mida on tehtud sellepärast, et Euroopast saab ju raha, ehitame mingi suure maja, ehitame kogukonnakeskuse või midagi sellist. Ja siis suure urraaga neid ehitati ja ehitajal oli tore ehitada, SKT kasvas, rahad liikusid. Aga paljud omavalitsused jõudsid probleemideni, et kui seda maja tuli hakata ülal pidama, siis tekkis tegelikult omavalitsuse kulureale üle jõu käiv rida ja sul ei ole seda rida ka kuskile panna, sest siis peab olema selline ikka väga tarmukas juht, kes ütleb, aga las see maja jääbki nüüd külmaks, hallitab ja vaikselt laguneb. Et selline tondiloss, et lihtsalt me ei maksa enam siin küttearveid ja kuna meil inimesi on mingi ärikas sai papi kätte keegi sai raha kätte, et nüüd natukene selle tuulikuparkide niinimetatud valitsuse poolse toetusega
noh, on juhtumas ju sama asi, et kogu see ilmastikust sõltuv energeetika, mida rohkem sa seda teed, seda kallimaks sul selle süsteemi, elektrisüsteemi ülalpidamine läheb. Ehk et noh, aga teisipidi, eks ole, omavalitsuse tasemel jälle seal vallavanem või linnapea mõtleb, aga näed, noh, saab siin ujula. Saab koolile juurdeehituse või midagi saab noh, nagu tehtud, et vaat kui tore. Ja noh, kahtlemata seal kohalikul tasemel ega noh, et ei tehta ju ainult valesid asju. Tehaksegi mingi kohaliku taseme jaoks vajalikke asju ära ja see vaade on nagu mõistetav, aga siis ütleme, kogu elu riigis läheb nii palju kallimaks ja noh, ütleme, mõnes piirkonnas ka elu kvaliteedi mõttes, eks ole, halvemaks. Noh, et siis näiteks, ma ei tea, inimeste arv hakkab vähenema või lihtsalt ülapidamiskulud sellel samal koolimaja juurdeehitusel lähevad jälle vallale nii suureks ja Eestis ei ole vähe omavalitsusi, kelle ütleme, finantsseis on selline, et laenu enam juurde võtta ei saa, sest on viimase piirini ennast lõhki läänetud. Noh, ja seda vaadet noh, võib-olla on ka raske nõuda, et iga valla tasemel sellist suurt pilti kogu aeg jälgitakse, sest noh, neid kohalikke teemasid on ju ka vaja käsitleda ja probleeme lahendada. Aga see viib jah sarnase olukorrani, et noh, et siis on piltlikult öeldes Eesti tuuleparke täis, elekter on nii kallis, et osta jõua ja talvel ikka võib-olla on selline režiim, kus kogu aeg tulesid põlemas hoidmas ei saa, sellepärast et võt üks asi, mis Eesti avalikus debatis ma olen imestanud, on sel kevadel, ma ütleks täitsa puudu. No ju on kusagil mingit ikka keegi artikli kirjutanud, aga kui ma jälgin siin välismeediat, siis tegelikult väga paljud riigid tajuvad juba seda, et sügisest võib olukord energeetika mõttes väga keeruliseks minna, sest Hormuzi väin on jätkuvalt suletud. Euroopa gaasihoidlad selle kuupäeva seisuga, kus me täna oleme, võrdluses eelmiste aastatega tasemed on väga madalad. Ja nagu ma alguses ütlesin, fossiilidest sõltuvus on väga suur, nii et energeetikas võib tulla probleeme, aga noh, täitsa puudu on jutt sellest, et mõju põllumajandusele. Ka Eestis korra käisin läbi uudis, et mõned põllumehed jätsid noh, külvamata seda ja teist, kuna väetise hinnad on läinud väga ülesse, kui me vaatame diisli hinda, samamoodi sisend on läinud väga ülesse, ehk et see viib kindlasti toiduainete hinnatõusu jätkumiseni võib Eesti puhul öelda. Eesti on siin ikkagi olnud viimastel aastatel esirinnas inflatsiooniga, eks ole, toiduhinnad on pidevalt kallinenud muuhulgas. Ja see tegelikult noh, ütleme, et lootkem, et kõik läheb hästi, aga mulle nagu tundub, et eestlased praegu lähevad suvele vastu, nagu ikka minnakse suvele vastu, et varsti lõpevad lastel koolid ära, ilm läheb soojaks, grill pannakse tööle ja siis on selline nagu mõnus suvine vaib, käiakse Pärnus mere ääres ja muidu ujumas. Aga et see sügis, no mina kavatsen ikkagi sel aastal keldririiulid korda teha ja salved igaks juhuks sügisel täis panna, et talvele nagu oleks perele natukenegi julgem vastu minna. Tuleb Krõlovi valm meelde Sipelgast ja rohutirtsust, eks ole, kus Sipelgas, rohutirts ei terve suve otsa viiuldas muudku, aga mis see Sipelgas tegi endale kusagile seene sisse pesa või? Ju see Sipelgas tööd tegi, eks ole, ja tegi maja sisse või seene sisse pesa ja siis sügisel tuli see läbimärg rohutirts talle sinna seene juurde tuppa küsima, aga ühesõnaga, kui kõik oli juba ära tehtud. Nii, mulle tuleb millegi pärast meelde ka see asi, et meil on tegelikult vaja võib-olla üle terve maailma, see on minu isiklik arvamus, võidelda hoopis ookeanide puhtuse pärast, seda avaneb, ma nimetasin teil siin saate alguses neid Kagu-Aasia riike siin, Indiat ja Pakistan ja Bangladesh ja Indoneesiat, need on kohutavad prügistajad, ookeani prügistajad. Mõelda tuleks hoopis sellele, aga mitte sellele CO2-le ja valetada, et see on inimtekkeline, tähendab, mis on täiesti absurd. Teadlased on seda tõestanud juba. Ja aga vaata seal selle mõtlemisega on ka niimoodi, et siin viimastel aastatel on ilmunud ka teadustöid teemal, mis ütlevad, et kui ühiskonna majanduslik olukord on parem, siis ka
hakkab paranema, noh, ütleme, keskkonnaseisund, hakatakse rohkem puhtust pidama, prügikasti panema ja nii edasi. No nendes maades ei pane. Jah, aga nende maade üks probleeme on ka see, et noh, sisuliselt siin progressiivne lääs üritas neile öelda, et jah, meie oleme oma elujärje siin koloniseerimise ja hiljem fossiilide toel viinud väga heaks. Ärge teie seda tehke, et te minge kohe, noh, jääge roheliseks piltlikult öeldes. Noh, ja tegelikult tuleks ikkagi tegeleda sellega, et noh, seda, ütleme, fossiilset ressurssi seal nendes sinu nimetatud maades mõnedes ei leidu, aga paljudes leidub, aga jälle üritatakse noh, piirata, tuuliku juttu ajada, teine asi, eks ole, tuumaenergeetika levikut võiks ka soodustada ja nii edasi, tegelikult võikski mõelda ikkagi selleni, et kuidas nende ühiskondade majanduslik järg paremaks saaks, küll nad siis, noh, kui sul juba kõht on täis, siis sa mõtled, kuidas elamine korda saada, siis astud tänavale, vaatad, siingi võiks puhtam olla ja nii edasi, et varem sõid nad oma toitu palmilehe pealt, nüüd kasutavad plast kõik see lendab kusagile lähemasse hoia ja nii edasi, et siin on nagu see vahe. Hästi, loodame, et ideaalselt sellist ideaalset tormi õnnestub kuidagi vältida seda üleilmselt katastroofi globaalselt logistikas ja kütuse puuduses ja väetise puudustes. Ma tahaksin ühte hästi suurt teemat puudutada koos sinuga, Rain. Kui palju sa oled kursis ja kui palju sa jälgid oma erakonnakaaslaste siin Gert Kingo ja Kersti Krahti ja Marti Kuusiku selliseid kohtuasju ja värki, et mulle tundub, et süvariik elik siin selline rehvikatele alluv põrandaalune varierakond, mis on nagu süvariigis tekkinud, lihtsalt jõhkralt jälitab selliseid asju. Tuletame siin kas või meelde, et kõik mitte kõik, vaid kaks nendest inimestest, nii Marti Kuusik kui ka Gert Kingo olid mõlemad infotehnoloogia ministrid. Ja just nimelt seotud sellega, et nende tegevus oli e-valimiste suunatud sellele, et ütleme siis auditeerida mõne tunnustatud ettevõtte abiga. Ja siis mindi koodi sellega nendele kallale, või sellepärast kallale, et seda jumala eest välistada. Ja see on kahtlemata see mulje, mis viimastel aastatel on jäänud meie jõuametkondade tegevusest, olgu need siis prokuratuur, kaitsepolitseiamet, kriminaalpolitsei, tekib järjest enam tunne, et tegemist on institutsioonidega, kes püüavad ise riiki juhtida siis. Ja eks kõige rohkem neile pinnuks silmas on inimesed, kes ei ole valmis kuidagi kaasa jooksma, eks ole. Aga nad söödetakse lintšimiseks ära, ühesõnaga niipea, kui keegi natuke lauast. Eks sellised protsessid, võtame selle sama Kersti Krahti hiljuti nüüd ringkonnakohtus õigeks mõistmisena lõppenud, aga ikkagi prokuratuur viimasel hetkel otsustas, et nad lähevad Riigikohtuni välja sellega. Kes teab, mis kohtust tuleb, aga vähemalt selle ringkonnakohtu otsuse põhjal mina oleks hinnanud, et prokuratuur tahab teha kõik, et unustame selle loo nüüd ära, et piinlik on ja ärme edasi kaeba ja siis aastad lähevad ja loomulikult ei unusta need inimesed, keda seal aastaid eks ole, süsteemis solgutatud on. Aga võtame või selle, kui Kalle Laanet prokuratuuris erikontrolli tahtis teha, et ikkagi vaadata sinna sisse, et mis seal majas toimub ja hoplaa, leidus süüdistusmaterjal ka Kalle Laaneti suhtes, nii et võt seal on nüüd, ma ise olen mõelnud, et
kes kellele allub, et sa oma küsimuses ütlesid, et noh, Reformierakonnale alluv, Tont seda teab, kumba pidi see asi on, sest kui ametkonnad, kes aina rohkem tuleb meil välja, eks ole, kaamerate kasutus, ligipääs kontodele, ligipääs inimeste terviseandmetele ja nii edasi, et kui see asi on kuidagi niipidi, et see põhineb mingisugusel šantaažil, mis tuleb nende jõuametkondade seest. See on ikka nuhkimisühiskonnaga peale midagi sellist, et siis ongi tegelikult mure juba nihkunud sinna, et poliitilist juhtimist ei saagi olla, sest et kui sa vähegi tahad hakata tegema asju, mida sa oled valijatele lubanud ja millele sa oled valimistel hääle saanud, siis hakkavad mingisugused varjul olevad jõud sind moel või teisel sulle vastu töötama ja ütleme, kellegi suhtes on see siis mingi tegu ajaloos, millest pole nii-öelda väljagi tehtud, aga toimik on sahtlisse valmis pandud, aga kellegi teise puhul on see võib-olla lihtsalt hirmutamine, et mäletame siin hiljaaegu, eks ole, kui Keit Kasemets riigisekretäriks organiseeriti, siis löödi siin Riigikoguski palju lärmi selle üle, et algul muudeti seadust, et seal neid riigisekretärile esitatavaid nõudeid muuta. Ja siis prevaleeriv arvamus oli see, et Michal korraldas asjad nii, et Keit Kasemets saaks riigisekretäriks. Mina olen ka avalikult tõstatanud küsimuse. Võib-olla see oli kõik vastupidi. Keit Kasemets korraldas asjad niimoodi, Keit Kasemetsal oli midagi Michalile lauale panna ja öelda, et näed, Kristjan, nüüd sul tuleb töö ära teha. Ma nagu ei näe põhjust öelda, et üks või teine stsenaarium on tõenäolisem või vähem tõenäolisem. Ja ma ei taha siin kuidagi selles mõttes nagu Reformierakonda kuidagi kaitsta, et kui ma vaatan nende tegevust olgu, ütleme seni kogu selles kliimapoliitika elluviimises, mille nad nüüd on vahetanud kaitsepoliitika elluviimisesse, siis seal tundub, et ikkagi põhiaur läheb sellele, kuidas omadele meestele õigesti raha suunata, eks ole, mida on ka õudusega jälgid seda, kuidas see toimub. Nii, siit jutt edasi, et Putini Venemaa ähvardas kaevata Balti riigid ÜRO kaudu rahvusvahelisse kohtusse, kuna meil siin diskrimineeritavad venelasi. Mulle tekkis selline mõte pähe, et jälle kahe otsaga, et tähendab mitte siis andke andeks, ma ütlen otse välja, niisiis mitte okupatsiooni ajas siia jäänud okupatsioonikolonistid ei diskrimineeri juba oma olemasolekuga siin Eesti rahvast, nõudes oma keelt ja oma kultuuri, ma ei tea, mingid erikohtlemist, vaid tuleb välja, et meie veel siin tagantjärele okupatsioonikoloniste diskrimineerime. Toho tontiga. No see on... Minu arust see on nüüd üks narratiiv, mida venelane on püüdnud erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ju kehtestada aastaid. Ehk heidaks neile ette ka sakslaste diskrimineerimist pärast teist maailmasõda, eks ole? Või jaa, eks selline, olles oma varasemas karjääris suurtes rahvusvahelistes organisatsioonides ka venelastega kokku puutunud, siis see on ikka päris hämmastav, et ka sellise lihtsa vene inimese tasemel selline suur vene šovinism ikkagi elab edasi, et nad koosoleku ajal räägitakse tööst ja nii edasi, aga teinekord ikka, kui on mitmepäevased arutelud kusagil, inimesed sõidavad kokku mõnda riiki, ja siis teinekord õhtul ikka õhtusöögi kõrvale võetakse väike vein või midagi, siis ma olen isiklikultki paari venelase käest kuulnud ikkagi, et nende peas elab see versioon, et see kõik on üks suur Vene impeerium, et see on jälle kordavad neid Putini jutupunkte, et ajalooline suur viga on Nõukogude Liidu lagunemine, et venelastele ikkagi ei mahu pähe see, et me siin ise Eestis võiksime eesti keeles ja eesti meeles omi asju ajada, et nemad kuidagi näevad seda täiesti kõverpeeglis, nii et see nüüd see kohtusse kaebamine on ju järjekordne tegu selles jadas, et nad on siin ju, ja kas meil mitte siit Eestistki ei ole kaasajooksikuid olnud
võin praegu eksida, minu meelest meie mõni eurosaadik on laulnud kaasa seda laudu, kuidas venelaste olukord on Eestis halb ja kuidas nad ei saa vene keeles seda või teist, et paraku on ka Eestis päris palju inimesi, kes samamoodi mõtlevad, et tahaks ikkagi selle ohvitseri lesepiletiga teistest järjekorras mööda saada. Noh, näited on sellepärast, et noh, lapsepõlves olen ma sellega ise kokku puutunud, kuidas prouad tulevad ja kõigist mööda jalutavad ja siis selle viimase defitsiitse toote endale haaravad, kuigi teised on tundide viisi järjekorras seisnud. Et noh, selles mõttes see mind ei üllata, et venelased sellise käigu on astunud. Nad proovivad minu arust võimalikult laialdaselt tekitada muljet ja noh, enne rääkisime siin Prantsusmaast. Noh, ma arvan kusagil seal ja juba ka osas Saksamaal nad leiavad juba inimesi, kes ära ostavad selle nende venelaste võltsnarratiivi, kes juba nagu noh, mõtlevadki kaasa, et tõesti, et küll nendel venelastel siin Eestis ja Lätis ja Leedus on raske elu. Tuuma võttis vastu otsuse ju, et nad võivad mingi venelaste eesmärgil naaberriikidesse tungida lausa, et äkki nad tahavad, tähendab sellega, et nüüd kaevates ÜRO kaudu rahvusvahelisse kohtusse sellist kaasuspelli, ehk siis sõja ettekäänet leida. No ega see olukord rahvusvaheliselt päevalt ju mõnes mõttes eskaleerub, aga teises mõttes jällegi on näha, et praegu ei ole ühtegi sellist suurt domineerivat jõudu, et kui me räägime siin, eks ole, et Hiina, Ameerika Ühendriigid ja ka Venemaa, et võtleme kas või seda koreograafiat, et eks ole, Trump lendas Xiga kohtumiselt minema ja oli see päev või paar hiljem, kui lendas sinna Putin. India järjest tõuseb, et praegu neid jõukeskusi, kus on mitu, kus keegi ei ole teisest nii selgelt üle. Mulle tundub, et praegu rahvusvaheliselt püütakse mingisugust kokkulepet ja tasakaalupunkti leida nende suurte jõudude vahel. Ja mis siin väikeriigil teha on? Väikeriigil, ütleme, põhiliselt on loota parimat ja paluda, et Jumal kaitse Maarjamaad, eks ole. Aga muidugi jah, nende teemade lahkamiseks ma soovitan kutsu meie presidendikandidaat Mart Helme saatesse. Ma arvan, sa oled teda juba mitu korda kutsunud ka, et Mart kindlasti ongi Eesti üks parimaid, kui mitte kõige parem geopoliitika ja välispoliitika analüütikuid. Täienduseks lihtsalt sinu jutule tähendab seda, et Venemaa suurendab oma alalist armeed 2,4 miljoni meheni. Ja arvatakse, et Putin haistab praegusel hetkel šanssi, et kuni Trump on Iraaniga ja samuaegselt ka võib-olla Hiinaga kinni ja Hormuzi lahe selle naftateega, siis seni pole tal võib-olla oleks tal võimalik midagi saavutada ja kui kiiresti teeb, siis pärast on kõik ülejäänud asjaosalised lihtsalt fakti ees. Jah, ja sellest isegi rohkem jõuame tagasi selle Euroopa juurde. Euroopa on nõrk. Euroopa kaitsevõime, tööstus, aga see kõik jällegi toetub tegelikult energeetikale, kus on vale otsuseid tehtud, nüüd saab juba öelda, vähemalt 2 aastakümmet. Et see on võib-olla isegi see kõige suurem põhjus. Praegu niimoodi tänases päevas on lihtne öelda, et miks küll ameeriklased seal ennast sidusid või seda tegid või ei teinud. Aga nagu põhipõhjus on see, et siin koha peal on praegu selline väga habaras situatsioon. Ma mõtlen, võtame Euroopa Liidu ja Suurbritannia, eks ole. Et õnneks küll, ma vaatan nagu sellise rõõmuga ja elan kaasa sellele, kui hästi Poola on tegelikult tõusnud nii majanduslikus mõttes kui ka kaitsevõime mõttes. Kaitsevõime mõttes kindlasti ka Soome on märkimisväärne jõud, kuigi nagu riik ise niimoodi kiirel pilgul ju ei ole suur, eks ole. Tundub, et ka rootslased esiteks on ennast nüüd nagu rohkem selles vallas kokku võtnud, nii et kogu see nagu idatiib siin Euroopas ikkagi pingutab.
no venelased igatahes või Vene välisminister Lavrov igatahes keeldub Euroopa Liiduga läbirääkimisi, seda enam, et Euroopa Liidu välisasjade esindaja või pealik on meie kajakas. No temaga minu arust keelduvad nüüd kõik suured läbirääkimast, et ei ole seal ei Ameerikas ega Hiinaski temale need uksed nii avatud, et selles, see on jälle üks selline sümptom, et Euroopa lisaks sellele, et nagu fundamentaalsed asjad on korrast ära, siis ka poliitilisel tasemel on suudetud nüüd enda kõrgeks esindajaks leida inimene, kes on neid uksi, mis võib-olla oleks praokil olnud ka suutnud nagu kinni panna, nii et... Tead, mul on sulle üks ootamatu teema. No nii. Rain, räägime kultuurist. Kultuur, muide, nagu ma saate alguses ütlesin, on samuti julgeolek. Mõelge kas või näiteks kultuuri ühele osale, näiteks meie eesti keelele, mis on ju ka kultuuri, täiesti kindlalt kultuuri osa. Absoluutselt. Ja me oma Eesti riigigi lõime oma eesti keele kultuuri ja oma keele kaitseks, nii nagu preambulis, põhiseaduse preambulist, eks ole, on lugeda. Ja teema, miks ma selle kasutan, on meie siin Juhkentali ja Liivalaia ristmikule nõnda nimetatud Arteli kvartalisse, kuhu ehitati ka suur Swedbanki pilvilõhkuja. Aha, jah. Sinna pandi üles üks käkk, üks kultuur, üks monument. Ja see monument on kommunist Alma Ostrat Oinasele. See monument näeb välja jõle. Ta on sõna otseselt ma pole ise näinud. Et pime vanaema tagant kätt selja taga ei teeks ka mingisugust nii hirmsalt käkki valmis. Inimene, kes ei tunne isegi, ta on ratsamonument, kus see samane Alma Ostrat Oinas seal midagi keerutades nagu ringi ratsutab. Ma ei saa aru, kas sellel Ostrat Oinasel oli mingisugune seos ratsabaasidega või võttis ta osa mingisugused ratsarünnakus kusagil, ma ei tea, Vene kodusõja ajal või siin. Täiesti absoluutselt arusaamatu ja selle on valmistanud mingisugune väärkunstnik. Püha taevas. Tegelikult on asi selles, et kuna ta on, see kunstnik on kväär ja mingisugune siis tema taotlusele ei saa ei öelda. Tema taotlusele sa vist ei öelda. Ühesõnaga, et see oleks nagu mingisugune leftistliku mõjutsooni jagamine. Ma saan aru, et isegi Swedbank, mis seal kõrval algub ei ülanud protestida, sellepärast, et see kuju on seal juba üleval. Ja ajakirjanduses on sellest väga palju juba räägitud. Ühesõnaga, kas meie ühiskond, et sellised maamärgid pannakse juba paika. Ma pööran selle täiesti uue küsimuse peale, et kas meie ühiskond on juba nii kaugele jõudnud oma leftismiga ja vasakpoolsusse pöördamisega, et me hakkame rehabiliteerima kommuniste. Meile pidevalt räägitakse seda, kui me näiteks meie konservatiivid ja parempoolsed nõuame nõukogude mälestusmärkide, nõukogude sümbolite likvideerimist. Ei, ajalugu me ei saa muuta. Kui ajalugu ei saa muuta, siis äkki teeks Narva maantee alguse uuesti ühe Aadu nimeliseks. See Saksa ajal ta seda oli. Ajalugu me ju muuta ei tohi ja ei saa. Või paneks üles näiteks sausambad Artur Sirkile. Mis iseenesest oleks täiesti võimalik. Ma arvan, et Artur Sirkile me võiksime panna tõesti. Ja keegi kurat ei köhiks, vabandust väljenduse pärast. Aga võib-olla paneks ka Hjalmar Mäele. See on ajalugu ikkagi. Ei vaata selle kommunismi idealiseerimisega kultuuriringkondades on ju nii, et ja kui sa vaatad kogu seda, kuhu see vasakpoolne spekter, mitte ainult poliitikas, vaid avalikus debatis on läinud, eks nemad ju õpivad kolleegidelt läänes ja läänes ei ole harvad need mõtteavaldused inimestelt, et eriti noored ja loomeinimesed võib-olla on sagedasemini seal mõtteviisis, et ega see kommunism ongi hea asi. Lihtsalt Stalin ei osanud hästi teha, et kui mina saaks, küll ma teeks. Andke uus võimalus. Ma ausalt öeldes, sa ütled, et ajakirjanduses seda monumendi lugu käsitletud, see oligi üllatav teema, ma ei ole seda tähele pannud ja ma ei ole ka sealt kujust Juhkentalist tavaliselt tee mind mööda ei vii, et pean, võtan ette siin Tallinna sooles, lähen vaatan. See on jube. Aga ütleme, kommunism oli ju püüe ühiskond, alustaladeni laiali lammutada ja siis kuidagi teistmoodi üles ehitada, kui vaadata seda nii-öelda woke ideoloogiat, kogu see sugude paljusus, kväärid ja kõik see muu,
noh, see on minu arvates samasugune ideoloogiline püüe maailm täiesti ringi, noh, osadeks lahti võtta ja siis ringi konstrueerida. Nii et noh, selles valguses noh, nagu mustrisse see sobib. Noh, ja teine asi on see, et noh, praeguses sellises võidujooksus, et milline on siis kõige rohkem represseeritud ja kannatanud grupp, eks ole, et noh, kui me siin nagu ajaloos natuke tagasi läksime, et ühel hetkel hakkas selline feministlik liikumine, naisõigused ja need, minu arust feministid on täna juba ikkagi jäänud sinna kusagile, ma ei tea, teise kümnesse, et neid noh, alla surutud gruppe on sinna ette tulnud juba nii palju, et ja kusjuures paljude nende gruppide ideoloogia, noh, kõik see naine on mees ja naine, see läheb juba otseselt noh, naiste jaoks tegelikult ründavaks, see on juba naiste vastane ka, et see ei ole mitte lihtsalt enam võidujooks, vaid see, kui noh, igaüks, kes ütleb, et ta on naine, teda tulebki naisena käsitleda, see selgelt ikkagi on naiste õiguste räme rünne ja riive. Läksin natuke kaugele nüüd monumendist. Et kas on maamärk vasakpoolsusele, kommunismile, sest tegelikult see Ostrat Oinas oli... on see mingi seltskonna märk nüüd, et vot ja me saamegi nüüd seda teha. Ma ei tea, kas seal isegi nii tegelikult võiks otse küsida, ma ei tea, kas mõni ajakirjanik on otse talt ka küsinud, et võib-olla ta lausa idealiseeribki, ma mõtlen siis autor kommunismi. Kes teab? Tähendab 35 aastat peale Eesti kommunismikest vabanemist. Me oleme jõudnud ringiga sinna samma tagasi. No 35 aastat, ütleme 35 aastane inimene on juba, ma mõtlen siis need, kes siis sündisid vahetult peale seal taasiseseisvumist, need on juba noh, täitsa täiskasvanud inimesed ja kuidas ma ütlen, kasvanud üles siiski pidevalt paranevas heaolus. Eks ole ju, kui me võrdleme nüüd sellega, kus me olime 90. alguses ja täna, siis suhteliselt võrreldes teiste riikidega on Eesti viimastel aastatel vähikäiku teinud, tagasi kukkunud, aga kui nüüd nagu siin Jürgen Ligile meeldibki võrrelda, et aga vaadake, kui halvasti me 90-ndatel elame, mis te virisete, noh umbes nii. Aga noh, kui võtta nüüd praktilise elu poole pealt, siis ütleme 35-aastane kunstnik on tõenäoliselt kasvanud üles täis kõhuga ja katus pea kohal ja on saanud mõelda erinevaid mõtteid sellest, et mitu sugu maailmas on ja lisaks võib-olla jõudnud ka väliskolleegidega suhtlemises selleni, et tema arvates kommunism oli ka veel hea asi. Noh, ja nüüd siis sellise noh, revolutsioonilistes mõtetes on otsustanud, aga kusagil on olnud mingisugune komisjon, ma küll ei tea, kas see on nüüd eramaal ja kas Swedbank ise maksis sinna selle monumendi või see on linnamaal, aga noh, kusagil sündis see otsus, et paneme selle monumendi sinna, mis on noh, ikkagi hämmastav. Muide see Alma Ostrat Oinas oli Jaan Anvelti abikaasa, kui ma ei eksi, ja pärast läks ta siis selle Sots Oinasele mehele, kus juures 24. aasta detsembri putši ajal oli ta Moskva agendiga või sellest noh, enne vahetult enne 24. aasta putši oli ta ka Viktor Kingissepaga ehk siis Vene spiooniga, Nõukogude spiooniga Eestis ühenduses. Ja sellisele inimesele tahetakse siis meile nii-öelda panna... Ikkagi otsesele Eesti riigi vastasele on ja, siis just. Pandud monument praegu. Hämmastav. Et miks siis mitte panna tõesti kusagil üles see monument, noh võib-olla Hjalmar Mäele tõesti ei paneks, aga Artur Sirkile, aga võtaks. Miks mitte? Meil just täna katkestan siin veel korra, täna fraktsiooni koosolekul oli jutuks, et järgmine nädal loomeliidud tahavad, noh saavad meie fraktsiooniga tulevad kohtuma, soovisid kohtumist, siis saab otse küsida nende käest, et noh, mida nemad arvavad ja kuidas nad sellest kõigest mõtlevad, et mis toimub. Mis toimub Eesti riigis? Sest jah, ütleme loomeliidud seal ligi 30 aastat tagasi või ütleme 30 aastat tagasi, kui see iseseisvuse taastamine käis, olid justkui nagu noh, mulle tundub siit tagantjärele nüüd ka vaadates ja siis ma olin
noor mees, aga siis loomeliidud nagu ajasid seda asja, et et teeme ikka Eesti riigi ja Eesti asi ja saame sellest kommunismi ikkest vabaks, et kuidas see transformatsioon, kuidas me tänaseks siia oleme jõudnud. Pikk vaikus. Aitäh, Rain Epler, et sa tulid oma mõtteid rääkima meile Swiss Patsemi saatesse. Aitäh kutsumast. Niisiis, Swiss Patsem teise poole sellest sententsist on siis parabellum, ehk siis kui tahad rahu, valmistu sõjaks. Me kasutame ainult seda sententsi esimest poolt, kui tahad rahu, sest me kõik tahame rahu, mitte sõda. Kohtume jälle taas nädala või paari pärast. Seniks teile kõike head, nägemiseni.